No nii, kell sai 3. Alustame siis tänase webinariga. Täna me räägime niisugusest spetsiaallahendusest, natuke näitame seda, natuke räägime seda, mis on mõeldud kinnisvara haldusega tegelevatele ettevõtetele või ettevõtetes tegelikult, kus mingi osa ärist on seotud ka kinnisvara haldusega. Täna me oleme siin kahekesi, mina olen Leho, Pille on minu kõrval, kes võtab tegelikult põhiosa enda peale, kes näitab lahendust ennast. Ma teen väikse sissejuhatuse, näitan pärast analüütikat, kui meil aega jääb. Aga hakkame pihta. Näitame siis algatuseks räägime põhitõed ära, väga detailidesse ei hakka laskuma, kuna meil on niisugune spetsiifiline valdkond täna, siis arvatavasti kõik teavad oma äri spetsiifikat ja seal pole vaja aabitsatõdesid üle korrata. Aga siis suurema osa ajast panustame sellele, et näitame, kuidas meil lahendus töötab, näitame rendipindadega seotud tegevusi, näitame rendilepinguid, näitame erinevaid tegevusi lahenduses ja käime niisuguse protsessi läbi. Et me päris 100% me ei jõua kõik ette näidata täna, aga niisugused põhiasjad näitame ära. Mis siis me selle lahendusega oleme proovinud lahendada? Et need on need samad, mis ma ütlesin, need aabitsatõed kinnisvara halduses ehk tahaks iga hetk näha, milline on siis meil ülevaade rendipindadest, eriti seda, mis ettevaatav vaade, kas meil mingid rendilepingud hakkavad lõppema, kus meil tekivad vabad pinnad, mille põhjal ma pean siis tegema mingeid tegevusi otsima uusi rentnikke, et ma rahavaag jätkuks omamoodi. Kuidas ma saan rendilepinguid süsteemis defineerida, et oleme näinud oma praktikas väga erinevaid, väga detailseid, väga keerukaid rendilepinguid. Ühelt poolt on alati hea tuua näide, et enamasti on ikkagi rendileandja see, kes defineerib lepingu tingimused, aga meil on ka juhuseid, kus tegelikult on rendilevõtja, on see, kes defineerib tingimused ja siis peab olema sinu süsteem valmis selleks, et tema ette käidud tingimused ära saaks rahuldada. Näiteks suured jaekaubandusketid, kes tulevad kuhugi kaubanduskeskusesse ja siis on nii-öelda need magnetid, kes kliente püüavad, siis enamasti neil on niisugune jõud, kus nemad rohkem defineerivad neid tingimusi. Ja kuidas me neid igapäevalt siis haldame, kui meil on need lepingud sõlmitud ja esmased tegevused tehtud, saaks igapäevaselt ülevaate, mis meil siis seal toimub, saab defineerida mitmetasandilisi pindu, teha näiteks ühest rendipinnast 2 või 2-st 1 ja nii edasi, et see paindlikkus oleks sees. Ja lõpuks jõuab ikkagi kõik rahadeni välja, et kuidas kulusid arvestada, ehk kui meil tulevad kuskilt mingid kommunaalid sisse, kuidas neid jagada pindadele rentnike vahel ja nii edasi. Ja siis lõppkokkuvõttes ideaalis, kui meil kõik see ette on ära tehtud, defineeritud andmestik, et siis ideaalis ühe näpuvajutusega saaks ka arveldus ära teha. Ma ei tea, kas tuleb ühe näpuvajutusega? Ei tule ühe näpu, okei. Aga Pille näitab seda kindlasti. Nii, aga ma räägin väikse tehnilise slaidi ka, kuidas meil siis on. Meil on baasiks, on meil tegelikult majandustarkvara, Business Central, kes on kuulnud Dynamics 365 perekonda kuuluv. Ja majandustarkvara niisugune iseloomuk on see, et ta katab enam-vähem kõik äriprotsessid. Meil on olemas finantsid, meil on olemas ostud-müügid, meil on olemas ladu seal, kus vaja ja nii edasi. Aga igal äril on mingi oma spetsiifika sees ja kinnisvarahaldus on oma spetsiifikat ja suure tõenäosusega keskmine majandustarkvara päris kõiki asju ära ei lahenda ja selleks ongi tegelikult selle majandustarkvara peale siis ehitatud teatud lisakihid. Kõigepealt loomulikult see, et me vastaks kohalikule seadusandlusele, siis me oleme sinna juurde pannud Eesti riigist tulenevad funktsionaalsused, et meil oleks otselingid pankadega, haigekassadega ja nii edasi. Ja siis sinna peale on ehitatud üks lahendus, mida me täna ka näitame. Selle nimi on Software Spaces, endise nimega Software Real Estate, mis siis toob sellesse Business Centralisse selle lisafunktsionaalsuse, mis on seotud kinnisvara haldusega. See, mida nüüd Pille hakkab näitama. Ja me näeme tegelikult oma klientidelt, kes meil seda lahendust kasutavad, et kõigil on ikka mingid väiksed omad nüansid.
mis nad tahavad lahendada ja selleks on õnneks platvorm on avatud ja me saame sinna juurde teha ka veidike painutada nii-öelda seda igapäevast protsessi või tähendab painutada lahendust igapäevase protsessi järgi, et on võimalik teha ka kliendipõhiseid eriarendusi peale. Ja noh, see siis kokku selle lahenduse annabki selle software space'is, kus on siis kinnisvarahaldajatele mõeldud funktsionaalsus sees. Kellele see sobib? Noh, võtame kõige tüüpilisemad näited. Kui on keegi suur ärihoone, seal on hästi palju kontoreid erinevaid, siis need, kes majandavad selliseid maju või siis näiteks on tootmise laohooned samamoodi. Mingi park, kus on erinevad rentnikud sees, kes siis seal rendivad pindu ja teil on vaja siis majandada neid pindasid. Loomulikult on meil olemas ka kaubandusettevõtted, kaubanduskeskused, kus on mingid omad nüansid jälle sees, kuidas seal see rendiarvestus käib. On meil olemas ka kliente, kes oma põhitegevusena ei tegutse kinnisvaraäris, aga kontsernis on tekkinud aegade jooksul kogunenud mingi hulk kinnisvara, mida siis kasutatakse nii enda ettevõtte tegevuseks kui ka sinna võetud väljaspoolt rentnike juurde ehk põhitegevuse kõrval tegeletakse ka väikest moodi kinnisvarahaldusega. Erinevad ettevõtted, kellel on mingi kogus kinnisvara, mida välja renditakse, kus juba see rentnike arv ja see igapäevane rendilepingutega majandamine kasvab Excelist välja, siis see lahendus on tegelikult selleks mõeldud. Ja loomulikult integratsioonid, et kinnisvarahalduses on kindlasti erinevad arvestid, igasugused muud haldustarkvarad, kuhu on siis vaja integratsioone juurde teha. Et selline on siis see tehniline ülevaade lahendusest. Ja seesama tegelikult, mis tulenevad ka vajadustest, mis meil siis tegelikult software space'is katab. Majandustarkvara on kõige all, sealt me kasutame finants- ja raamatupidamist. Ehk see, kui tuleb ostuarve sisse, on võimalik või müügiarve läheb välja, on võimalik kajastub kohe ka kinnisvarahalduse poole peal ja teiselt poolt raamatupidamis poole peal. Oleme teinud ka projekte, kus meil on klient, kes kasutab võib-olla raamatupidamas mingit muud lahendust. Ja lihtsalt see kinnisvarahalduse pool on siis meie lahendus ja sinna vahele on ehitatud liides. Ja need, mis ma ennem välja tõin, need väljakutsed, mis kinnisvaras on, need on siis need tegelikult ka funktsionaalsed rentnikud, rendipinnad, rendilepingud ja nii edasi. Et tegelikult on siin seda funktsionaalsust veel, ja täna me keskendume peamiselt nendele, et on tegelikult olemas veel töökasud, on meil olemas rentnikuportaalid ja nii edasi. Aga liigub siis äkki demo peale, et ei hakka pikalt siin ma rohkem sissejuhatust tegema ja vaatame siis neid praktilisi näiteid ja Pille siis hakkab kuskilt pihta seda minema, seda kinnisvaraprotsessi. Tere ka minu poolt, räägime siis kõigepealt kinnisvara haldusest, mida see lahendus pakub. Ehk räägime siis kõigepealt baasandmed, rendipinnad, siis teenused, kliendid, arvestid ja siis lõpuks ka rendilepingud. Nii alustame rendipindadest. Et kõigepealt on vaja, need baasandmed on tegelikult üldjuhul päris suur töö nende sisestamine, aga et see on enam-vähem ühekordne töö ja siis pärast juurde muudatuste haldamine juurde. Nii, võtame, siin on mul näha, ma panen korraks nad kinni, et mul on näha siin 3 erinevat maja ja täna tegeleme siis sellega, ehk see moon, kaubanduskeskus moon on siis jagatud 2 korruse peale. Mõlemal korrusel on praegu siin demo baasist 4 rendipinda. Kokku, kui ma avan selle mooni, siis on näha, et tema kogu pindala selles kaubanduskeskuses on 2000 ruutmeetrit. Siit me näeme ära, kui palju on renditav ala. Ühine ala on siis 350, millest renditud on 800 ja vaba on siis 850. Ja selle struktuuri ma panen ise paika, kas mul on 2 korrust või 3 korrust. Ja see sõltub sellest hoonest, eks ju. Nii. Ja ütleme, et siis see, mis me siis nüüd nägime, siin on nüüd ka need rendipinnad mul näha ja on näha siis ka see, missugused on vabad, missugused on renditud. Siin on näha nende rendipindade ruutmeetrid ja kogu pindala. Nii, kui nüüd on küsimus selles, et
et vahel juhtub ka seda, et rendipinna pindala muutub, et selle konkreetse objekti pindala on siin 150 ruutmeetrit, aga võimalik on ka, et rendipinna suurus muutub, näiteks tehakse seinad teise kohta või ühendatakse, siis on olemas siin võimalus rendipinda muuta. Ma saan öelda, et 150 oli mul eelmine rendipind, muutmise kuupäev on näiteks täna ja nüüd on 160. Ütlen okei, rendipind on muudetud ja siin on näha ka ajalugu, millal keegi on muutnud ja mis need suurused on. Nii, see on nüüd rendipindadest ehk me saame siin näha oma puu mitu korrust, kuidas nad jaotatud on, see on ettevõtte enda vajadustest lähtuv, aga tuleb nad läbi mõelda. Siis veel on küsitud, et kas on võimalik defineerida ka erinevaid kategooriaid. Jah, eks ju, et siin on mul võimalik öelda, et ise vabalt saan defineerida, kas need on korrused, laod, kontoripinnad, et ma saan rendipindadele endile öelda ka, missuguse struktuuriga, et ma saaksin paremat ülevaadet ise. Et see on siis pärast liigub nagu analüütikasse, et ma saan selle põhjal. No pigem ma saan siin ka juba siin endas defineerida ja vaadata ja filtreerida ja kõik see, mis mulle antakse. Nii järgmine tähtis moment on see, mis me peame mõtlema, et kui me hakkame nüüd rendipindu välja, et missuguseid teenuseid me kasutame. Siin on mul defineeritud mingi hulk, aga see on väga ettevõtte spetsiifiline. Alustame, et kindlasti on meil võimalik rent ja siin tootjal on olemas ka võimalus, et me kirjeldus on meil eesti keeles, aga meil võib olla ka inglisekeelseid kliente ja me saame siia samale teenusele öelda juurde, mis on tema ingliskeelne kirjeldus. Ehk sellisel juhul arvele tuleb, kui meil on kliendile defineeritud, et ta on ingliskeelne klient, siis tuleb arveldus inglise keeles. Siis kõigil rendipindadel on ka, või kõigil teenustel on vajalik ka hinnad defineerida, aga selle siis vaatame natukese aja pärast. Siis meil on võimalik defineerida elektrit, näiteks elekterpäev, elekteröö, soojus, puhastusteenused, jäätmekäitlus, ehk see kõik on vaja meil endal läbi mõelda selleks, et siis rendilepingus kirja panna ja neid arveldada. Järgmine tähtis moment on, meil on vajalikud kliendid. Kliendid on üle, kui meil on kasutusel raamatupidamistarkvara üldine, siis need on ühed ja samad kliendid nii kinnisvara jaoks kui muu äri jaoks just. Nii et võtame siit kliendi ja kliendi peal on siis kõik tema tähtsad andmed. Ehk seesama klient on arveldatav. Nii siis edasi, kui me oleme selle kõik käinud, siis on meil vaja üle vaadata ka arvestid ehk arvestid, avame siit, kas meil on peamõõtja või meil on rendiüksuse arvesti. Siin samamoodi võivad olla päris suured puud. Minul praegu väga suurt puud ei ole tehtud. Võtame siit ühe. Ehk siin on nüüd arvesti on seotud siis teenusega, antud juhul siis elekteröö. Olen siia kirjutanud ka nimetusse sisse selle teenuse. Siis on näha siin see hoone, kus ta on ning määratud rendipinnad ehk kuhu pinna peale see arvesti on paigaldatud. Siis on olemas ka need peaarvestid, näiteks selline, see on peaarvesti, liik on tal siis sisselase ehk arvesti liik saabki olla kas siis peaarvesti või siis rendipinna arvesti. Siis on võimalik öelda, mis teenusele ja edasi on öeldud ka määratud rendipinnad. Ja nüüd on võimalik öelda, kui siin peaarvestil on võimalik öelda, kui palju, kuidas jagatakse üldelekter, peaarvesti elekter pindade vahel. Antud juhul on siin pindalaga, aga et on võimalik ka öelda, kui siin on palju rendipindu, et võimalik öelda ka koefitsient erinevate rendipindade vahel.
see on nüüd arvestite kohta ja kõige tähtsam siis kõik see saab kokku rendilepingutes. Rendilepingud on siis siin võtame filtreerime selle mooni järgi. Siin on nüüd näha ka kehtivad lepingud, ehk see tähendab seda, et leping on kinnitatud, kehtiv ja on siin ka üks uus leping, võtan korraks lahti selle lepingu peal on siis näha kõigepealt siis kuupäevad, millal algab, millal lõpeb, mis hoone kohta see on ja edasi on missugused teenused või missugused pinnad missugustel teenustel ehk rendipind 201 ja tema kasutuses on teenused rent, elektrit, soojus, vesikanalisatsioon ja nii edasi. See on nüüd kogu selle ühe hoone rendilepingu? Ei, see on ühe selle pinna ehk see 201 ja siis ja siin all on siis näha ka 202 kohta. Nii ja siis võimalik on siin korra sellel on küll näha siin hind, aga et on võimalik ka tegelikult teenuse müügihind kohe defineerida siin. Ehk ma olen siin ühiku hinna defineerinud 1. aprillist, millal see leping kehtib, kuni 30. märtsini 3 eurot ruutmeetri eest. Ja kui mul on mingid eelkokkulepped, näiteks järgmine aasta tõstame hinda, siis me saame siia, saan selle kirjutada, ehk me paneme siia 31, 12, 26 ja järgmisel aastal pindala järgi 01, 01, 27, 31, 12, 27 kuu täpsusega on mul 350. Okei, et ma saan ette ära defineerida ja iga aasta lõpus saab ette ära defineerida, kui on kokku lepitud lepingus muutuvad hinnad. Ma vaatasin, sul oli seal näide, et pindala põhjal, et seal on siis ka veel erinevad võimalused või? Sellest sa räägid? Kohe. Nii, ehk see oli nüüd rendilepingute põhjal. Nii, nüüd teenustest me rääkisime, jätsin teenuste puhul, jätsin pooleli selle, et on erinevad hinnad ehk renditeenuse hind on üldjuhul pindala puhul, aga võtame siit näiteks hooldusteenuse seotud hinnad ja räägime siit kõik ära. Ehk ma saan defineerida, kas ta on hoonepõhine ja pindalast sõltuv. Saan öelda, et mingi teenusel on rendiüksuse põhine hind ja nüüd on siis see, mida Leho küsis. Ma saan öelda, et kas see hind on fikseeritud, pindala põhine või arvestipõhine. Jah, 3 põhimõtteliselt on pindalapõhine, fikseeritud või arvestipõhine. Et arvestipõhised on meil üldjuhul elekter, vesi ja soojus ja siis teised on kas siis fikseeritud või pindalapõhised. See käive oli sul seal, see on nagu pigem nagu kaubanduskeskuste teema. Jah, kaubanduskeskused saavad ka käibepõhist, siis tavaliselt tehakse eraldi teenus, käibepõhine rent ja siis defineeritakse käibepõhised hinnad. Nii, nüüd lepingud on meil ka olemas, arvestid on olemas, nüüd protsessina on meil siis kõigepealt arvete loomine, ehk see käib teenuste žurnaalist, kõigepealt me loome read, näiteks terve selle aprilli kohta ja saan öelda konteerimiskuupäev ehk näiteks 1. aprill ja on võimalik öelda, et näiteks renditeenuse ma teen kuu alguses, aga kommunaalide kohta ma teen arve näiteks hoopiski kuu lõpus. Nii, siit ma saan öelda siis ka, saan panna filtrid, hoonefiltri, panin teenusefiltri ehk selle sama renditeenuse panin. Praegu sa teed siis Moonile teed renditeenuse arvet? Moonile teen, kõigepealt ma teen renditeenuse arvetele teenuste read ja siis teeme kohe arved. Nüüd on siin näha, et siin rendipinnal 104 on tehtud kaks rida. See on sellepärast, et temal poolest kuust muutus hind ja siis süsteem arvutabki 2 reaga valmis. Siin on olemas veel üks selline võimalus nagu võrdle, ehk ma saan võrrelda neid samu teenuste žurnaalis olevaid kandeid ja hindu selle eelmise perioodiga.
ja nüüd saan näha, et kui mul läheb midagi punaseks, siis ma saan seda näha ise, et missugused read on erinevad. Näiteks seesama, see 104, eks ju, sellel ongi erinevus sellel kuul, just me teadsime ka sellepärast, et tal oli siin hindade muudatus. Siit tuleksid ka välja, kui mul mõni lendipind on jäänud arveldamata, aga leping on kehtiv. See on niisugune kontrollifunktsioon, kus sa saad mingid hälbeid siis taga ajada, et nagu sa ütlesid, et kui päris nulliks on või on mingid muutused tekkinud, et sel kuul on numbrid palju väiksemad, siis ma saan nagu... Jah, ehk ma näen ka siin tulu erinevust, eks ju, siin on punasega välja toodud erinevus. Nii, kui ma nüüd kõik olen sellega rahul, siis ütlen konteeri ja konteeriti read ära. Nüüd veel arvet ei ole, nüüd arvete loomine käib siis järgmise tegevusega. Siin ma saan öelda siis 0104, 0104. Ehk saan öelda, et palun luua mulle kõik mooni kohta arved. Nii, loodi mulle 4 arvet, need tekivad siia müügiarvete nimekirja. Nii, selle siit kinni. Kokku on mul 4 arvet. Saan need arved vaadata, vaatamegi korraks sisse. Ja siin on siis näha rent, näha siin see pind ja rendipinna number ning kuupäevad. Näha on siin mul ka rendilepingu number. Nüüd võimalik on need arved ka kõik koos konteerida, kui ma rohkem neid kontrollida ei taha, siis on võimalik võtta pakettkonteering. Ehk see on puhas, praeguseks hetkeks me oleme juba Business Centrali standardfunktsionaalsuses, müügiarved ongi standardfunktsionaalsuses ja siin ja siit juba praegu on see raamatupidamislik tavaline tegevus. Siit on nüüd need rendiarved tehtud, nad on pearaamatus ilusti näha ja see protseduur on lõpule viidud. Just, ja sarnane on siis protsess ka kommunaalidega, näiteks kommunaalide puhul algab kõik arvestid näitudest. Need saab kõigepealt saab siit sisse importida arvestinäidud. Ma olen siit sisse importinud 30. aprilliga kõikide nende olemasolevate arvestite näidud ja siis saan siit need arvestinäidud konteerida. Siis nad tekivad arvestite külge, kõigile arvestitele on näha nende arvestite. Ahah, selge, siis proovime siis selle eemaldada. Põhimõtteliselt tuleks selle probleemi ka siis lahendada ära. Veel on siin. Mis see viga tähendab? Mis ta siis nüüd ütleb? Ütleb mulle siin seda, et selle arvesti puhul leping puudub. Nii, selleks, et me saaksime praegu edasi minna, tegelikult tuleb teemad ära lahendada, aga praegu siis proovime ikkagi. Arvatavasti lepingud on vähem kui sul arvestit. No tõenäoliselt on, jah. Las ta jääb siis praegu. Nii, hästi. Siis edasi oleks meil seesama, et me peaksime vaatama üle, et kas meil on kõigil teenustel hinnad ja üks selliseid tegevusi on, kus meil on võimalik arvutada hind teatud kulude pealt, näiteks teenusele 61. Me saame öelda, et aprilli hind on tal arvutatud meie kulude pealt, näiteks kulud on meil kokku näiteks 3500 ja me saame siin öelda, et see on kuu hind ja valikus on, kas renditavate pindade peale jagatakse see hind või renditud pindadele. Ehk nagu me mäletame, eks ju, et siis hoone muum puhul oli renditav ala on 1660 ja renditud on 800. Nüüd sõltub siis nüüd ettevõtte enda reeglitest, kuidas see summa jagatakse. Jätan selle, et jagatakse kõigile renditavatele pindadele, nii ja nüüd
kehtestati siis hind, jagati siis selle pinnaga 3500, jagati renditavate pinnaga ja saadi 2,10 teenuse hinnaks. Okei, kas see on nagu siis igakuine tegevus, kus ma siis saan need kulud kätte ja jagan nad siis vastavalt nagu kokkulepped on, kas võtan pool, praegu ma ei võtnud pool enda kanda, et praegu ma jagasin kõik ära renditud pindadele. Renditavatele, ma just jagasin praegu ikkagi tegelikult nii ja nüüd võtame selle teenuse 61, siis tegelikult seesama hind tuligi siin mul samas, et ma saaksin sellega käsitsi sisestada tegelikkuses, aga et antud juhul jagati siis see siia kogu hoonemoon peale jagati aprillikuuks 2,10. Ja seda nüüd võetakse siis, kui läheb arveldamiseks, siis võetakse see puhastusteenuse hind, aprilli hind siit. Jah, nii et see on näha ka rendilepingu peal, kui me võtame siit ühe rendilepingu, millel on puhastusteenus näha. Puhastusteenus, siis rendilepingul on ka jooksva kuu hind praegu näha 2,10. Nii, kui me nüüd teeme nendele kommunaalidele, siis tegevused on sarnased, nagu me tegime rendi puhul, teenuste žurnaal, looridu. Nüüd me teeme aprillikuu kohta ja teeme kuu lõpus 30.04. Ja nüüd on meil, me tahame teha kõigile ülejäänud teenustele, mis ei ole rent, siis on võimalik siin Business Centralis panna välista kõik muud teenused, kõik muud teenused välja arvatud 10, ehk siis suurem, väiksem on välja arvatud. 10 oli rent. 10 oli meil rent, jah. Ja nüüd toodi mulle siis kõik need teenused, mis meil siin olid arveldatavad, kaasa arvatud see 61, mis on siin nüüd nende samade hindadega näha. Nii praegu meil ei ole olemas neid elektreid, kuna arvestitega meil tekkis praegu probleem. Nii, nüüd samamoodi siin on samamoodi võimalik võrrelda, saan nendele võrrelda ja siin näitab erinevaid, aga okei, teenuseid ma tahaksin saada hoopiski näiteks 61 ja siis laadiandmed uuesti. Nüüd ta näitab mulle siin erinevaid hindu. Need on mul uued, siin on näha, et siin ei ole, okei, ma ei tahagi 10 tahan ainult 61. Nii, laadiandmed uuesti, ehk siin on nüüd hindade erinevused näha. Ja saan jälle hakata hälbeid otsima, hälbe põhjuseid. Jah, nii, ehk siit jälle, kui ma olen sellega kõige rahul, siis saan konteerida need read ära. Nii, siin on jäänud eelmisest korrast üks rida ette. Konteerime ära. Ja viimane samm siis on jälle, et me loome arved nüüd kuu lõpus. Ja jälle selle sama hoone kohta, et tavaliselt on praktika selline, et arved pigem luuakse hoonete kaupa, et siis on ülevaade parem. Ja müügiarved tekkisid juba Business Centralis standardisse ja on näha siin on puhastusteenus, mis meil siin veel on, ongi põhiliselt puhastusteenused. Ja siis on ka kütte- ja jäätmekäitlus, millel juba hinnad olid. Võin siit vaadata ka, see on konkreetne pind, konkreetsed kuupäevad. Nii et see oleks nagu arveldamise osas kõik, ehk käisime üle rendipindade loomise, rendipindade suuruste muutmise, rendipindade ülevaate, teenused, rendilepingud ja arvete loomise. Paar küsimust mul tekkis, et sa nüüd teenuseid defineerisid siin erinevaid, et kas teenuseid on võimalik
ka hooajaliselt defineerida, et näiteks, ma ei tea, lumekoristus on ainult talvel, on ju. Ja siis võimalusi on mitu, kõige levinum on see, et me panemegi selle lumekoristuse rendilepingusse, paneme talle kehtima kogu tema aja, aga paneme hinnad näiteks talveperioodiks, paneme hinnad alates, oletame siis veebruarist hinda ei ole ja siis järgmisest talvest jälle tuleb. Hetkel, kui hind on 0, siis seda arve peale ei kajastata. Okay, seda ma tahtsingi järgmisena küsida, et siis teda ei teki sinna. Nii ma saan tegelikult suvekoristused, talvekoristused. Ja muruniitmised, mis iganes on võimalik. Aga mis on siis, kui tulevad mingid erakorralised teenused? Kas seda niimoodi vist ei ole mõtet lepingusse panna, seda siis kuidagi teistmoodi lahendada? No siis on võimalik see müügiarvele võib lisada ka juurde. Erinevaid ridu on siin võimalik. Müügiarvele on võimalik ju lahtiselt, sa võid siia panna kas konto või millegi kaudu saad panna, täiendada seda müügiarvet. Ja nüüd me rääkisime küll müügiarvetes, aga ostuarved on tulevad ostuarved sisse mingi kommunaali kohta ja siis sa teedki selle hinna määramise ära selle protseduuri. Ehk ma panen selle ostuarve kulu näiteks mingile kontole, sealt saan teada selle kulusumma ja selle siis jagasin siis konkreetsele teenusele. Okei. Et kõigepealt tuleb siis ära defineerida võtta vaevaks ja ära defineerida kõik need rendipinnad ilusti, rendilepingud ja teenused välja mõelda, mida ma tahan siis küsida, mida mitte, ja kuidas ma siis neid arveldan. Ja ideaalis, kui need on tehtud, siis tegelikult see arveldamine võiks tõesti olla mitte üks klõps, aga mõned klõpsud, aga alusandmestik on olemas. Jah, no ütleme, et tavalises praktikas on ikkagi see, et rentnikud muutuvad, teenuse hinnad muutuvad, et mingid tegevused ikkagi on, eks ju, küll rendilepingud aeguvad, et on ka tegelikult siin programmis võimalus saada meeldetuletusi aeguvate rendilepingute kohta, et saab määrata kellelegi halduri ja saab määrata tähtajad ja siis saadetakse sellele haldurile siis meeldetuletus. Üks küsimus, mille võib-olla vastan ise, on see, et küsimus, et kas on võimalik rentnikel ka oma arveid näha, siis selleks on tegelikult olemas eraldi funktsionaalsus, mida nimetatakse rentniku portaaliks, ehk kuhu siis tegelikult saab sisse logida ja vaadata siis oma ajalugu, mis minu rendipinnaga on toimunud. Ja nüüd, kes on kaubanduskeskused või sellised kohad, kes tahavad igakuiselt näiteks saada, mis me siin enne mainisime põgusalt minu kaupluse käivet, et ma selle käibe põhjal samuti annan mingi rendiarve komponendi, siis rentniku portaali kaudu saab ka seda teha. Okei, aga ma võtsin endale siia ette väikse sükse näite Power BI näol. Power BI on siis Microsofti analüütikalahendus ja ma alati ütleme Business Centeri puhul, et see andmestik, mis sul seal sees on, selle kõige kohta on võimalik tegelikult teha ka aruandlust. Ja mul on siin mõned lihtsad näited tegelikult. Seesama, mis Pille näitas, erinevad andmed, mis on rendilepingute kohta, rendiobjektide kohta. Tegelikult selle põhjal on siis võimalik Power BI's hakata mingit aruandlust tegema. Et ma mõned põgusad näitan. Mul on siin ülevaade, millised mul tooted on või millised mu rendipinnad on, millised on mu kliendid. Mul on siin küll väga napilt neid kliente, aga nii nagu Power BI's ikka on võimalik, mul on siin defineeritud, et see kategooria on shopping center, et siis äri või kaubanduspind, siis mul on võimalik näha kohe, et palju mul siin on mingid rendimahud aastate lõikes või klientide lõikes, et siin näitas, et see Traxtonic on mul ainult kaubandusklientide ja see Vaina Contractors on mul kuskil A pinna peal ja nii edasi. Et on võimalik erinevaid teha või kui mul on rendilepingud, siis vaadata klientide lõikes, et mul on siin, mõnel kliendil on 2 lepingut, mõnel on rohkem, et kuidas nendega läheb või milline on mingil rendipinnal, millised on need samad teenused, mida jälle Pille näitas, et kuidas seal siis on need pinnad, mille põhjal tehakse need kulude jagamisi ja seda poolt. Siin samamoodi võtan mingid
millised kliendid on mul kontoripindade peal, millised on mul, ma ei tea, et siin on hea näide, on parkimisplats, seda ma ei ole kellelegi veel pillima hakanud, aga nüüd on hea võimalus, et kui mul on see defineeritud, siis ma näen, et kellelgi pole seda pandud ja nii edasi. Või siis näiteks samamoodi, kuidas mul pinnad on müünud, millised on sellised keskmised hinnad olnud, millised on näiteks lepingute käibed olnud ja nii edasi, et kogu see analüütika on võimalik mul siis tegelikult Power BI-sse tuua. Või see, mis me alguses rääkisime, ma võtan seda saadavust. Siin ka üle aastate on mul näha, et ma pole kõige edukam kinnisvara ärimees, et kui vaadata, et rohelised on renditud ja mustad on vabad, siis mul veel arenguruumi on. Aga sellised ülevaated on olemas ja andmed ongi selleks, et selleks saada teha mingid otsuseid. Aga sellega ma arvan, et me tõmbamegi otsa kokku, siin mõned küsimused said jooksvalt vastatud, kellel midagi on küsida, siis saab küsida, aga kuna me selle protsessi suht kiiresti käisime läbi, on seal veel detaile, nüansse, kedagi vähegi huvi pakub, siis võtke kindlasti ühendust ja saame juba personaalselt rääkida, et millised on teie vajakajäämised, millised on teie soovid ja siis selle põhjal teile lahendusi pakkuda. Aga praeguseks me Villega siitpoolt täname ja head päeva jätku. Kõike head.